Équipe, meeskond. Équipe, meeskond. Küll on kahju, et kunagi 60-ndatel Aldous Huxley poolt välja käidud idee, et inimene on võimeline õppima ka unes, ei vasta tõele. Või kas ei vasta? Condition, tingimused. Quelles sont ces conditions de travail? Millised on töötamise tingimused? Miks siin King of Spatesist? Ma keskajal õppisin 3 aastat prantsuse keelt, aga vahepealne sisuliselt täielik praktika puudumine on teinud oma töö ja ma olen praegu sisuliselt nullist uuesti alustamas. Kuna aga võõrkeelte valdamine on asi, millele minu meelest iga härrasmees peaks rõhku panema, sellepärast mida rohkem sa keeli valdad, seda avaram on sinu ees maailm, siis ma otsustasin nüüd paar nädalat tagasi, et ma võtan prantsuse keele uuesti käsile ja minu eesmärgiks on iga päev õppida või uuesti õppida 100 prantsuskeelset sõna ja katsuda nad siis lausetesse formuleerida. Ja ma ütlen, see on pagana raske. Esiteks see on raske sellepärast, et lihtsalt asjad ei kipu enam võib-olla nii hästi meelde jääma, kui nad jäid kooli ajal. Ja teine asi on see, et üleüldse väga kiire päevakava kõrvalt see aeg leida, et need 100 sõna õppida. Niisiis, nagu ma video alguses ütlesin, küll oleks hea, kui see Aldous Huxley idee, et me suudame õppida ka magades, vastaks tõele. Nii ma hakkasin asja uurima, kaevusin teaduslikesse uuringutesse. Ja mis välja tuli? Välja tuli see, et juba 2014. aastast me teame seda, et päeval õpitu uneajal ülekordamine, eriti mis puudutab sõnavara, aitab nendel uutel sõnadel oluliselt paremini kinnistuda. Ja seda sama tulemust on näidanud ridamisi järgmisi uuringuid samamoodi. See muudab asja oluliselt. Ja et sellest veel vähe oleks, siis suht äsja, 2 tagasi, tuli Berni ülikooli teadlastel välja uuring, mis näitas, et kontseptsioon, mida varem peeti absoluutselt ilmvõimatuks, ehk et uue informatsiooni omandamine, välisinformatsiooni omandamine siis, kui sa magad, tuleb välja, et kas see on võimalik. Mida teadlased tegid, on see, et nad lasid sõnapaare, tehiskeel, saksa keel, inimestele, kes siis olid sügavune faasis ja siis, kui need inimesed ärkasid, lasid nad uuesti neid tehissõnu ja palusid inimestel neid sõnu kategoriseerida. Ja tulemus on see, et need inimesed kategoriseerisid neid sõnu, näiteks mingisugune tehiskeeles välja mõeldud sõna, inimesed oskasid öelda, kas see sõna tähendab mingit suurt asja või mingit väikest asja pigem. See täpsus oli parem kui lihtsalt umbropsu arvamine. Selge, et see täpsus oli sama, mis siis, kui me õpime asju, kui me oleme ärkvel, aga see on esimene linnuke uuringutes, mis näitab seda, et me reaalselt suudame omandada uusi asju, kui me magame. Uskumatu! Ma isiklikult loodan seda, et sellele uuringule järgneb riburada teisi uuringuid, mis seda sama avastust siis kordavad, neid tulemusi. Aga mida ma ise selle informatsiooni valguses teen, on see, et ma ise salvestan endale sõnapaarid prantsuse keeles ja mitte küll ööune ajal, aga siis, kui ma teen väikese lõunauinaku, ma panen endale klapid kõrva, võtan mingisuguse suhteliselt lühikese listi sõnapaare, näiteks umbes 10 sõna ja lasen neid korduse peal ja vähemalt teoorias see asi peaks aitama mul prantsuse keelele paremini kinnistuda ja ma saaksin kiiremini progresseeruda. Muuseas, kui sina praegu lõunauinakuid ei tee, ma soovitan neid teha. Ma olen lõunauinakute kohta teinud ka video, vaata seda järgi. Kui see vähegi sobib sinu päevakavaga, siis see pool tundi kuni tund aega lõunauinakut. See kõik näitab seda, kuivõrd keeruline, aga samas elegantne ja põnev on inimene ja patt oleks enda nii vaimset kui füüsilist poolt manduda lasta. Ja King of Spades, meie siin soovime anda endapoolse väikse panuse, et seda ei juhtuks. Ma loodan, et see video oli sulle huvitav ja kohtume juba varsti.